Venemaa naaseb ulatusliku kütusekriisi taustal Nõukogude Liitu. Täna, 10. juulil sai teatavaks, et Venemaa võimud kaaluvad võimalust taastada väljasõiduviisade süsteem. Just neid samu, mis eksisteerisid Nõukogude Liidus. See tähendab, et teil on vaja saada viisa selleks, et riigist lahkuda. Ilma selleta ei lasta teid, nagu Nõukogude ajal, lihtsalt välja. Varsti võib juhtuda, et pileti ostmine ja Venemaalt lahkumine ei ole enam võimalik. Riik tahab otsustada, keda lasta välja ja keda mitte. See on otsene tee massilise mobilisatsioonini, millest kõik jälle avalikult räägivad. Samal ajal tunnistas Venemaa Föderatsiooni valitsus lõpuks, et bensiinist ei jätku kõigile. Täna suudab Venemaa toota vaid 65% sisemisest vajadusest. Asi on jõudnud sinnamaani, et juba 5 Venemaa piirkonnas on võimud saatnud relvastatud jõustruktuurid kütusetanklaid kaitsma venelaste eest. Ja selle taustal viitavad üha rohkemad allikad sellele, et Vladimir Putin valmistub põhimõtteliselt uueks eskalatsioonilaineks, sest sõda on tema jaoks muutunud põhimõtte küsimuseks. Vaatame lähemalt, mis toimub, miks see toimub just praegu ja kuidas see kõik üheks tervikpildiks kokku sobitub. Põlevate naftatöötlemistehaste ja bensiini järjekordadega. Kuulujutud mobilisatsioonist ja ettevalmistused uueks eskalatsiooniks. Kõige tähtsam, miks ikkagi on Putinil vaja niinimetatud väljasõiduviisasid absoluutselt kõigile venelastele? Minu nimi on Aleksei Petši. Arutame koos kõiki neid teemasid. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar. Ja sõbrad, kutsun teid kindlasti kanalit tellima. Me liigume 300 000 tellija suunas. Saage ka meie kogukonna osaks. Alustame siis tänase päeva kõige kõmulisemast uudisest. 10. juuli kõige kõmulisemast uudisest. Väljanne Možem Objasnit viidates allikale diplomaatilistes ringkondades ja vestluskaaslasele, kes on lähedal president Putini administratsioonile, kirjutab, et Kreml valmistab ette riigist lahkumise keeldu ilma spetsiaalse väljasõiduviisata. Vastava seaduseelnõu dokumentide paketti valmistab ette Välisministeerium. Ja teeb seda ettekäändelt tugevdada Venemaa Föderatsiooni kodanike turvalisust välismaal. See sõnastus ise on justkui otse Orwelli raamatust. Selleks, et kaitsta Venemaa kodanikke välismaal, tuleb lihtsalt mida teha? Lõpetada nende riigist välja lubamine. Kui venelane ei sõida välismaale, siis tähendab see, et temaga on kõik korras. Ja nüüd ilmnevad Kremli uue algatuse üksikasjad lihtsalt hirmutavalt. Plaanis on kehtestada niinimetatud turismi väljasõiduviisad. Uute reeglite kohaselt saavad venelased ebasõbralikesse NATO riikidesse sõita ainult organiseeritud gruppides, kus on vähemalt 10 inimest ning eelnevalt kinnitatud marsruudil. Täpselt nii, nagu see oli Nõukogude Liidu ajal. Teistesse riikidesse, mille nimekiri on veel väljatöötamisel, jääb alles individuaalturismi võimalus, kuid väljasõiduviisa on igal juhul vajalik. Ja siin on ühe allika tsitaat, mis annab edasi kogu selle uue süsteemi filosoofia. Sellist olukorda nagu praegu, et ostsid pileti ja lendasid, ei tohiks enam olla. Riik peab andma loa väljasõiduks. Ja selleks, et mõista, kui tõsine tagasiminek see on, tuleb lihtsalt ajalugu meenutada. Välismaale lahkumise keeld ilmus Venemaal Stalini ajal. 1935. Aastal võeti vastu seadus, mis võrdsustas põgenemise välismaale riigi reetmisega, mida karistati surmanuhtlusega. Ja kuni 1991-ni pidid Nõukogude kodanikud välismaale sõitmiseks läbima arvukalt kooskõlastusi ja saama loa. Just nimelt seda väljasõiduviisat. See tähendab, et jutt käib mehhanismi tagasitoomisest, mis viimati toimis Nõukogude Liidu ajal. Ja siin on oluline märkida, et sellised kuulujutud levisid juba isegi Venemaa täiemahulise sõja alguses Ukraina vastu. 2022 aasta juulis kinnitas Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi esindaja Aleksei Zaitsev. Tsiteerin. Mingite eraldi väljasõiduviisade kehtestamist ei plaanita. Samuti tuletas ta siis meelde, et õigus vabalt riigist lahkuda ja tagasi pöörduda on tagatud põhiseaduse 27. artikliga. Ja seda õigust saab piirata ainult juhul, kui isikut kahtlustatakse kuriteos või kui riigis on välja kuulutatud sõjaseisukord. Ja sellest ajast alates on reaalsus siiski muutunud.
väljasõidu piiramise mehhanismid on juba sisse ehitatud elektrooniliste kutsete seadusesse, mis kehtib alates 2023 aastast. See seadus võimaldab kehtestada inimesele kohe väljasõidukeeld, niipea kui kutse ilmub Kaitseministeeriumi elektroonilisse registrisse. Ja sõjaseisukorra ajal, mis on juba kehtestatud okupeeritud Ukraina piirkondades, saab väljasõidukeeldu palju laiemalt rakendada. Kuid sellised uudised kattuvad teistega. Kui Venemaa ehitab seina seespoolt, siis Euroopa ehitab seda väljaspoolt ja tahab jätta venelased, nagu ämblikud purki. Siin on oluline pööre, mis muudab olukorra venelaste jaoks tõeliselt väljapääsmatuks. Praegu on muidugi veel valikuid, aga edasi läheb ainult hullemaks. Kui Moskva mõtleb, kuidas oma kodanikke mitte välja lasta, siis Euroopa Liit otsustab, keda neist mitte sisse lasta. Samal päeval 10. juulil sai teatavaks, et Euroopa Liidu riigid leppisid kokku uues versioonis keelust anda viisasid Vene sõjaväelastele. 21. sanktsioonipaketi raames alguses pakkus Euroopa Komisjon välja keelata sissepääs kõigile Venemaa kodanikele, kes on teeninud relvajõududes või osalenud lahingutegevuses. Algne versioon kehtis kõigile, kes täitsid Venemaa armees mis tahes rolli, sealhulgas administratiivseid ja logistilisi ülesandeid, välja arvatud ainult desertööridele. Tõsi, pärast Prantsusmaa, Itaalia ja Kreeka vastuväiteid muudeti algatust leedemaks. Lõpuks kitsendati keeld lühiajalistele viisadele neile, kes osalesid otseselt sõjas Ukraina vastu pärast 2022 aasta veebruari. Pariis ja Rooma tõid välja mõistliku asjaolu. Venemaal kehtib kohustuslik ajateenistus ning laiaulatuslik keeld oleks tegelikult laienenud kõigile meestele, kes on ajateenistuse läbinud. Aga nagu te aru saate, on suund selge. Euroopa sulgub sõjaga seotud venelaste eest ja Venemaa sulgub omal käel. Inimene süsteemi sees jääb lõksu. Seespoolt ei lase teda välja tema oma riik, väljaspoolt aga võõras riik. Ja nüüd peamise küsimuse juurde. Miks kerkisid jutud väljasõiduviisadest just praegu esile? Et vastata, tuleb vaadata, mis üldse toimub Venemaa sees. Venemaal on kütusekatastroof, mida võimud täna esimest korda ametlikult tunnistasid. Sõnad, mis veel 6 aega tagasi olid mõeldamatud ühegi Vene ametniku suust, ütles täna välja asepeaminister Aleksandr Novak. Ja edasi tema tsitaat. Me peame tunnistama, et kütuseturul on probleemid ja on defitsiit, mille tõttu me näeme järjekordi või mõnikord töötavad tanklad ebastabiilselt. Põhjuse nimetas ta otse välja. Tehased lähevad rivist välja droonirünnakute tõttu. Ja mis on märkimisväärne? See Novaki mööndus kõlas pärast nädalaid kestnud eitamist. Alles 2 päeva tagasi kohtumisel Vladimir Putiniga väitis seesama Aleksandr Novak, et olukord stabiliseerub. 1. juulil kinnitas ta samuti, et turg on, tsiteerin, üldiselt varustatud. 26. juunil selgitas ta kõike paanika ja kunstliku nõudlusega. Tegelikult on bensiini küllaga, lihtsalt pole kuhugi panna, aga venelased ise tekitasid selle metsiku paanika. Üldiselt on olukord väga hea. Nüüd tunnistab ta lõpuks, et jah, bensiinipuudus on siiski olemas. Tegelikkus osutus, nagu öeldakse, palju tugevamaks kui propaganda. Ehk siis ükski Solovjov ega Skabeva ei suuda enam veenda venelast, kes seisab järjekorras tanklas, et bensiini on ja olukord on super. Selle tegelikkuse ulatus numbrites ja need numbrid šokeerivad. Aga rõhutan, meeldivalt šokeerivad. Autobensiini tootmine langes sel nädalal 65% suvisest keskmisest tarbimistasemest. Lihtsas keeles öeldes langes bensiini tootmine 75 000 tonnini päevas. Samal ajal kui venelased tarbivad päevas umbes 120 000 tonni. Ja rõhutan, see puudutab ainult siseturgu. Tootmise mahajäämus turuvajadustest ulatub 40-45 000 tonnini päevas, ehk umbes 35%. Ja nüüd tähelepanu. Juba juunis hinnati seda lõhet 25%-le. See tähendab, et see auk kasvab kiiresti ja üha kiiremini. Veel mõned tabamused naftatöötlemistehastele ja olukord muutub lõplikult katastroofiliseks. See tähendab, et juba täna ei ole võimalik 1/3 turust üldse kuidagi katta.
ja nüüd hävitavad Ukraina droonid tehaseid ükshaaval. Näiteks 6. juulil seiskus Omski naftatöötlemistehas. See on Venemaa kõige võimsam naftatöötlemistehas ja viimane 10 parima seas, mis seni oli Ukraina rünnakute eest puutumata jäänud. Alates 2. juulist seiskus Nižegorodi naftakeemia ettevõte Nižegorod Nefteorg Sintes. See on riigi teine suurim bensiinitootja. Alates 8. juulist lõpetas nafta vastuvõtmise Saratovi naftatöötlemistehas. Ja Energy Intelligence'i hinnangul seisab praegu pool kogu Venemaa naftatöötlemise võimsusest. Ja naftatöötlemistehaste koormus on langenud tasemele, mida majandus pole näinud 90ndate lõpust. Bensiini tootmine on aastaga vähenenud vähemalt 25% ja diislikütuse tootmine peaaegu 40%. Ja siin on teile näide rahvuslikust alandusest. Nafta suurriik on hakanud Indiast meritsi bensiini impordima. Puuduvat mahtu täidetakse Valgevenest pärit tarnetega, mis juunis kasvasid rekordtasemeni. Valitsus on juba astunud meeleheitlikke samme ja keelas isegi diislikütuse ekspordi. Ja mis oluline, lubas toota bensiini ja diislikütust madalama kvaliteediga. Ja täna juhtus Venemaal see, mis on iseloomulik igale totalitaarsele režiimile. Kreml alustas bensiinipuuduse vastu võitlemist nuiade abil. Täna sai teatavaks, et Kirovi oblastist Venemaa Föderatsioonis on saanud juba 5. piirkond, kuhu tanklatele saadeti relvastatud patrullid. Kohalike võimude sõnastus kõlab peaaegu koomiliselt. Korra tagamiseks tanklates hakkavad nüüd pidevalt valves olema patrull- ja postiteenistuse meeskonnad, liikluspolitsei töötajad ning Roskvardia. Kirovi oblast järgib Kubani, Tagabaikali, Novosibirski ja Irkutski oblasti eeskuju. Pealegi on olukord riigis lihtsalt sürrealistlik. Kui Kubanis ja Novosibirski oblastis on tanklates valves kasakad, vabatahtlikud ja niinimetatud rahvakaitsjad, siis teistes piirkondades, tähelepanu, on tanklatesse toodud politsei ja Roskvardia. Irkutski oblastis patrullivad jõustruktuurid järjekordi ööpäevaringselt ja juba peavad kinni, nagu nad ise ütlevad, edasimüüjaid. Kehtestatakse ka otsene normeerimine. Kõik on nagu sõja ajal. Kirovi oblastis hakatakse 11. juulist kütust müüma paaritu põhimõttel. Paaris päevadel tangivad paaris numbriga autod, paaritutel päevadel paaritute numbritega autod. See läheb juba absurdseks. Võimud kurdavad, et peaaegu pooled autojuhid tulevad väidetavalt paaki juurde valama vaid 1–10 liitrit bensiini, tekitades sellega järjekordi. See tähendab, et see, mis oli alati normiks, on nüüd probleem, mida tuleb lahendada jõustruktuuride abil. Nüüd paneme kogu pusle kokku. Miks riik, kus tehased põlevad ja autode paagid tühjenevad, äkki otsustas oma kodanikud riigi sees lukustada ja taastada niinimetatud väljasõiduviisad? Vastus on selles, et kütusekriis on vaid probleemi tipp. Selle all käib ettevalmistus millekski, mille eest inimesed just tahavadki põgeneda. Esiteks, mobilisatsioon. Z-kanalites on juba hakanud levima kuulujutud uuest kutselainest. Mainitakse arvu 1–2 miljonit inimest ja tähtaega oktoobris. Kas see tekitab ukrainlastes küsimusi? Kohe pärast septembrikuiseid Riigiduuma valimisi. Loogika on siin selline. Kõigepealt valimised, siis kõik ebapopulaarsed otsused. Ja just siin ühinevad väljasõiduviisad mobilisatsiooniga üheks terviklikuks mehhanismiks. Tuletan meelde, et elektrooniliste kutsete seadus võimaldab juba praegu inimesele kohe riigist lahkumise keelu määrata ja väljasõiduviisad sulgevad lihtsalt viimase pääsetee. See tähendab, et võimalus lihtsalt osta pilet ja ära lennata enne, kui kutse sind kätte saab. Riik tahab, et uue mobilisatsioonilaine ajaks oleksid uksed juba täielikult suletud. Teine asi on eskalatsioon. Kõik need ei ole märgid teate riigist, mis kavatseb sõda lõpetada. Need on märgid riigist, mis valmistub selle jätkama ja laiendama. Sellest tulenebki üldine militariseerimise lõhkkond isegi igapäevaelus. Näiteks Sankt-Peterburis on juba hakatud otsima laskureid droonide vastu võitlemiseks. Riik viib ühiskonna täielikult sõjalisele rajale ja samal ajal, mida ta teeb, sulgeb kõik väljapääsud. Ja tänapäeva Venemaa loogika muutub järjest enam sarnaseks Nõukogude Liidu kõige halvema loogikaga. Mida halvemini asjad on, seda tugevamad on lukud. Kütusepuuduse tunnistamine, jõustruktuurid tanklates, bensiini normeerimine.
Need kuulujutud mobilisatsiooni kohta ja väljasõiduviisade projekt ei ole, nagu te aru saate, mitte lihtsalt üksikud uudised, ei. Need on ühe strateegia elemendid, hoida inimesi seespool ja mobiliseerida kõik nende ressursid. Inimressursid, materiaalsed, rahalised ja nii edasi. Ja see kõik on sõja jaoks, mida Kreml ei kavatse lõpetada. Võtame siis kokku. Ainult ühe päevaga, 10. juulil, nägime, kuidas verelaste jaoks kujuneb uus reaalsus. Riik arutab Stalini-aegse väljasõiduviisade tava tagasitoomist, et väljasõit ei oleks enam õigus, vaid riigi luba. Euroopa sulgeb omakorda sõjaga seotud inimeste ees uksed. Venemaa valitsus tunnistab esimest korda kütusepuudust. Bensiini tootmine on langenud 2/3 vajadusest. Tanklates ilmuvad kütuse asemel loosimised. Roskvardia ja politsei. Ja kõige selle kohal ringlevad kuulujutud mobilisatsioonist. On ilmselge, et Kreml valmistub mitte rahuks, vaid uueks sõjaetapiks. Ja esimene asi, mida riik teeb valmistudes inimesi rindele ajama, on see, et ta sulgeb kõik väljapääsud juba ette. Sest laagrist, milleks Venemaa üha enam muutub, tahavad paljud välja pääseda. Aga võimu ülesanne on teha nii, et keegi ei saaks seda teha. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse mõne lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!